Käisin minagi pühapäeval koguduses ja kuna samale pühapäevale langes siis ka juuni küüditamise 85. aastapäev, tehti ka koguduses juttu sellest meie rahvale traagilisest päevast. Meil siis tuhanded inimesed perekonniti lausa kodudest ära viidi. Ja mõte läheb ikka sinna maale, et kas Eesti rahvas oleks saanud midagi selle ärahoidmiseks teha. Vastus on ilmselgelt, et oleks küll saanud teha ja saaks ka tulevikus teha. Ja seal ei ole mitte midagi keerulist. Jumal on väga selgelt oma sõnas öelnud, kui tema rahvas on talle sõnakuulelik, siis sõnakuulelikkus toob õnnistuse, aga sõnakuulmatus toob needuse. Ja ka kõik, mida rahvajuhid otsustavad või teevad, ilmselgelt on sellel tagajärjed. See ei loe, kas inimene usub Jumalasse või mitte. Jumala seadused kehtivad nii või naa. Ja eks ka esimese vabariigi aeg teame, et prohvet Karl Reits, prohvet sellepärast, et Jumal ta kutsus hoiatama seda sama rahvast, kes siin maal elab ka täna. Et nad pöörduksid oma kurjadelt teedelt. Ja mis need kurjad teed on siis? Kurjad teed on kõik need teed, mis kõnnivad vastassuunas sellele, mida Jumal on pannud meile käima. Ja see ei ole mingisugune keeruline tee selles mõttes, et sa pead, ma ei tea, nahast välja pugema või kuidagi Jumala tahet tegema. See ei ole see, sellepärast, et Jumal ei pane meid kandma sellist koormat, mida me ei saa kanda. Ja Jumala tahe on hea iga inimese suhtes. See ei tähenda, et meil ei oleks elus raskusi või segeb asja juurde. Selles maailmas nii ongi. Aga see tee on õnnistatud tee, kui sa käid Jumala tahtes. Ja mis on Jumala tahe? Sellest me saame Jumala sõnast lugeda. Ja kui mõni pole võib-olla kordagi piiblit kätte võtnud, siis kui sul see piibel kuskil on või ava piibel.net ja mine võta lahti Vanast Testamendist 5. Moosese raamat, peatükk 28 ja seal on täpselt kirjas, mis on õnnistus ja mis on needus. Ja huvitav asi on Jumalaga see ka, et Jumal lubab meil teha vastu tema tahtmist. Aga me peame arvestama siis sellega, et kui me seda teeme, siis me oleme ise Jumalale selja pööranud. See tähendab seda, et vastavalt meie tahtele ei saa Jumal ka meid kaitsta teatud olukordades. Nii et kui inimesed tihti hüüavad mingi asja peale või saavad vihaseks, et kus see Jumal oli, miks ta ei hoidnud ära seda, teist ja kolmandat, siis kõigepealt tuleb ikkagi peegli ette minna ja vaadata endale otsa, mina samamoodi. Kas mina olen käinud Jumala tahtes, kas ma olen käinud armastuses, kas ma olen ligimise vastu olnud hea või tahtnud alati tasuda kurja kurjaga. Jeesus ütleb, et me õnnistaksime ka neid, kes meid näevad. Nii et kogu selle maailma arusaamale on Jumal väga paljuski vastupidi. Ehk siis see maailm on läinud opositsiooni tihti Jumalaga. Aga sina, kes sa vaatad, sa ei pea minema. Kui sa tahad, et su elu on õnnistatud, siis käi koos Jumalaga. Ja minevikku saab sulle Jumal andeks anda. Pöördu Jumala poole ja ta räägib sulle. Ja et meie riigile ei tuleks needus, siis riigi valitsejatel, kes täna seal riigi võimu juures on, tasub seda vägagi mõelda. Veel kord, isegi kui nemad ei usu või enamik ei usu, et Jumal on reaalne ja elav ja kuuleb ja näeb ka igat motiivi ja mõtet. See ei tähenda, tema ikka on. Kas keegi teda usub või ei usu? Mina usun. Jumal on ennast näidanud. Ta kõneleb,
Ta näitab, õpetab, juhatab, karistab. Hea isa karistab, kui on tarvis. Aga see karistamine ei ole see, et sa enam ei tõuse püsti. Et Jumal on hea ja kui ta ka karistab, siis see on ainult hea ja see on õpetuseks. Jumal ei tee mitte midagi inimesele sellepärast, et ta tahaks teda kiusata. Jumala sõna ütleb, et Jumal ei kiusa ise mitte kedagi. Aga inimesed on tihtilugu need, kes proovivad kuidagi Jumalat kiusata või testida Jumalat. Et selle asjaga tasub alati väga ettevaatlik olla. Ja et me tulevikus ei peaks rääkima nendest kurbadest tähtpäevadest, siis see on iga inimese enda käes. Ära tee kurja. Kuidas siis ei tee, kui on siuke kuri loomus inimesel? Pane Jumal ette maha see oma kurjus, Jumal teeb sind puhtaks. Annab sulle uue lihase südame, kivise südame asemel. Nii on kirjutatud, see kõik on täiesti võimalik. No vot, tänan tähelepanu eest. Jumal on hea, ta armastab igat inimest. Aamen.